meel istuda siin taaskord 2 õega ja tere Külliki. Tere Laina. Ja meil on üks väga huvitav, väga selline kirgikütkev teema, kui me räägime natukene sellest, et mis saab meie elust pärast seda, kui me oleme siit ilmast või siit reaalsusest lahkunud. Ja võib-olla natukene puudutame ka seda teemat, et ehk väga paljud inimesed, enamik inimesi arvab seda, et nüüd meil on selline arusaam, et kui me siit ilmast lahkume, ükskõik mida sa oled siis siin selles reaalsuses korda saatnud, et kõigil on väga hästi, kõik on pilve peal, kõik on inglikesed. Kas see ka päriselt nii on? Kuidas on teie mõtted, teie teadmised? Jah, Natalja Vladimirovna Rodina käest oleme tõesti väga palju teadmisi saanud. Ja sellest lähtuvalt siis on ka selline teadmine, et kui meie hing siis meie kehast väljub, siis me satume kindlasse tunnelisse. Hetkeks muidugi lähevad kõik meie elatud hetked meie silme eest mööda. See kestab võib-olla ainult mõned sekundid, üldsegi mitte kaua. Ja peale seda meid siis hakkab niisuguse külgetõmbejõuga tõmbama enda poole siis selline tase, selline dimensioon, selline kärjeke, maa on nagu jaotatud, planeet on jaotatud 7 dimensiooniks ja siis seal on niisugused kärjestruktuurid ja sinna siis ühte me satume. Aga millisesse me satume, see kõik oleneb sellest, millist elu me tegelikult oleme elanud siin maa peal. See on nii oluline detail. Sinu mõtted, sinu tunded, sinu teod, kõik mõjutavad seda, millist elu sa hakkad elama siis teispoolsuses, kui sa oled siit maa pealt lahkunud. Nii et väga paljud inimesed, kes mõtlevad, et küll mul on siin maa peal raske, et hästi palju vanad inimesed ütlevad, et tuleks see surm juba rutem. Aga tegelikult on ikkagi see oluline nüanss, et nad peavad teadma seda, kõik maailma inimesed peaksid teadma seda, et iga sinu mõte, iga sinu tunne, iga sinu tegu ja veel paljud muud nüansid kõik mõjutavad seda, millist elu sa hakkad elama peale surma, sellepärast et peale surma elu on olemas ja sellest me ei pääse kusagile. Ja kui sind on sinna kalalisse tõmmatud, siis sa lähed lihtsalt sinna, mille sa oled enda jaoks loonud oma mõtete, tegude ja tunnetega siin elu jooksul. Nii et kui ma saangi õigesti aru, et siis kui me tahame teada, et milline on elu pärast surma, siis tegelikult me võimegi vaadata, kuidas me ennast praegult tunneme ja milline on meie elu praegult. Ja me teame, et tegelikult lihtsalt seal toimub väike transformatsioon, aga sisuliselt jätkub samasugune elu seal edasi. Jah, nii et tunne rõõmu, rõõmusta, naudi, aita teisi, ole abivalmis. Et kõik need on oma omadused, mida me peaksime siin selles elus läbi elama. Ja seda me püüame ka Lainaga õpetada oma vanematele ja kõigile vanadele eakatele inimestele, sest meil on juba päris eakad. Jah, et paljudel inimestel on eakad vanemad, kes nagu niisugustest asjadest ka varasemalt ei ole kunagi midagi kuulnud ja arvavadki, et pärast surma on lihtsalt kõik, mõned arvavad, et kõik on läbi, mitte midagi ei ole, mõned ikkagi usuvad, et on mingi teispoolsus aga et inimesi tuleks rohkem valgustada, et on palju enamat, kui me arvame. Jah, meie lähedast hulgas on muidugi selliseid, keda juba nagu tõmbab sinna poole ja kui sa neile räägid, eks ole, siis nad aduvad neid asju, nad on nõus nende asjadega. Aga siis jälle on teine vastupidi suund, eks ole, millega me põrkunud oleme, et lihtsalt kaetakse kõrvad ja et ma ei taha sellest mitte midagi kuulda, et ära minule räägi. Jah, et täiesti nagu vastupidine siuke, et aga mõnikord on vaja inimestel lihtsalt aega leida endas see nagu mõte panna idanema, et inimene nagu saab selle väikese seemnekese nii-öelda ja ta hakkab võib-olla hiljem natukene huvi tundma ja tuleb ise küsima või mõni haarab seda kohe, et see sõltubki, kõik inimesed on erinevad ja ikkagi see on nagu vajalik. Kuidas te ise selle informatsiooni, kui te esmalt saite sellise informatsiooni, need teadmised ja sinna hiljem taha ka kogu selle sellise mehhanismi ja kogu selle asja
sisulise kirjelduse, et kuidas see täpselt toimub, et kuidas see teie enda jaoks, kuidas mõjutas see teadmine, kindel teadmine, et ei ole surma, ei ole sellist niimoodi, et lakkab kõik olemast. Kuidas teie enda tunded, emotsioonid? Mina teadsin seda nagu kogu aeg, et mina pole sellele vastu hakanud hetkekski, et peale surma elu on olemas ja minul oli see kindel teadmine olemas. Aga siis ma tahtsin veel seda ka öelda, et kuidas ma püüdsin seda viia nagu oma lähedasteni, aga ma tundsin, et ma ei saa seda enda sõnadega nagu rääkida, sellepärast et hingel on nii valus, sellepärast et tekib kogu aeg see mõte, et ma räägin ju seda, et kui see inimene on juba lahkunud, et mis tal siis tuleb, et siis oli nagu, südamel oli nii valus, et siis ma tuli nagu pilt silme, et kui ta lahkunud on, et ja siis pisarad ja kõik niisugused asjad. Et siis ma võtsin kätte, kirjutasin kõik üles ja ma andsin lihtsalt lugeda. See oli minu jaoks kergem. Kuna sinu jaoks, kui sa selle, kuidas sul on? Mina olen ka kogu aeg uskunud, et surm ei ole midagi lõplikku. Et lihtsalt mul ei olnud varem teadmisi, et mismoodi see siis nagu võib olla. Et oli lihtsalt teadmine, et elu jätkub, aga kuidas, seda ma nagu nii täpselt ei teadnud, et läbi õpingute olen need teadmised nagu saanud. Ja ma arvan, et see on minule nagu toonud siukse sisemise rahu ja kindlustunde ja nagu kergem on olla, ütleme selles mõttes. Ilmselt mõjutab igapäevaelu ka teadlikke tegevusi, et eks ole, kuidas sa mõtled, ilmselt jälgid rohkem oma mõtteid, oma tegusid, kõike seda. Et aga kui te annaksite sellise ühe soovituse võib-olla, et kuidas selle teemaga läheneda inimestele? See ei olegi lihtne. Minu meelest inimesed jagunevadki kaheks. Ühed, kes usuvad ja võtavad omaks neid teadmisi, aga teised, kes on väga, väga vastu kõigele ja nendel ei olegi, nagu Laina ütles, ei ole nende aeg tulnud. Ja kui saab see meid andma palma. Mõnikord on vaja elusid isegi selleks, et see ei pruugigi kõik ühes elus sul see teadmine tulla, et sa tahad. Aitäh teile jagamast!